Kas ma saan sind kuidagi aidata? Ei saa? Ei jää ma ise ainult ära vaevalt. Okei. Kõige tähtsam kanna kõigepealt puupega. Oleme tulnud külla Eesti tippdisainerile Arne Niidule, et vaadata, kuidas sünnivad Tele2 uued vormirõivad. Selle ma teen kohe kohase jaoks. Hakkame peale. Alustame peale, nii et näita, kuidas ja mis sul siin olemas on. Jah. Et tegelikult see protsess on üldiselt väga pikk, et ei maksa arvata, et need võeti seal hallid püksid, sinised püksid ja tehti valmis. Et nii see ei ole, et alati on igal asjal oma kontseptsioon ja selle aasta kontseptsioon või selle perioodi kontseptsioon, mille jaoks me töötame, on praegu suur linn, võimalik elu suurlinnas, tähendab selline, ütleme, noortele, kõigile ühesõnaga. Meil on terve eskiisprojekt, millest kõik saab alguse peale. Neid ei ole tehtud mitte üks, neid on tehtud palju. Siin on nagu näidismees, siis ütleme. Ja kuna nagu hooaeg hõlmab mitut aasta aega, siis kindlasti peab tegema nii suve kui talvevormi ja nad peaksid olema omavahel kombineeritud. Ja minu nagu nägemus sellest sellel aastal on see, et kõik võiks olla nagu värviline, et siin võiks olla väga palju värve, näiteks kui ma tõstan nüüd kangatükki üles, et need värvid võiksid kajastuda nagu tähendab täppidena sellest, et foon oleks hall, hallikas must ja need värvid võiksid kajastuda kõik nagu nendes nagu riietes, et mis peaks hästi haakuma ka uue nagu ütleme müügiesinduste tähendab sisekujunduse ja kontseptsiooniga. Küllaltki värvilised, näete, siin on, tähendab baasvärvideks on must, valge, hall, hallikas teksa, ruut, triip. Suveks tuleb meil värvilisi kleite, niimoodi tennisekleidid. Nii et ütleme, üldiselt ta peaks minema kokku sellise värvide sellise ütleme komplektiga, et siin võiks olla igast ühest natukene niimoodi. Et ma võtan praegu, kuna meil on talv tulekul, hooaja algus, siis me alustasimegi nagu talveriietest ja siis nagu meil on siin nagu, tähendab üldse nagu ühe toote valmistamine seisneb mitmes etapis. Kõigepealt see on siis eskiisprojekt, järgneb makett, järgneb toote nagu ütleme lõplik läbiõmblemine, ütleme selle visiooni nagu kinnitus on ju, kus saab veel muuta, kus saab veel võib-olla mõnda materjali vahetada, kui midagi ei meeldi, sest need materjalid peavad veel läbi käima väga palju teste, et nad peaksid vastu piisava hooaja, et nüüd saaks pesta, hooldada, määrduks, sellest katki, sellest topiliseks, nad peaksid olema igati nagu kandmiskõlbulikud. Samas me peame arvestama ka töötajate soove, et vormiriie on selline asi, mida tihtipeale kantakse nagu vastumeelselt, et see ei ole nagu suur rõõm kellegi jaoks. Ja ka me tahame seda rõõmuks teha. Nii et ja selle me otsustasime niimoodi, et me kuulame ära töötajate soovid, avaldame omad soovid ja paneme need kokku ja leiame sellise keskse kuldtee, et mis siis sobiks nagu kõigile. Olete kursis sellega, et Arne Niit on tegemas Tele2 töötajatele, kliendisesindajatele neid erinevaid vormirõivaid? Jaa, tegelikult. Me käisime koha peal ka seal, et sai nii-öelda mõõdud antud ja särke proovitud, et lisaks sellele saime näha ka nii-öelda neid kavandeid oleme näinud. Millised nad olid siis? Uhked. Mis see tähendab? Huvitavad. Kindlasti erinevad sellest, mida nii-öelda kaubandusketis on võimalik saada ja näha suuresti. Mida seal oli siis võimalik valida?
Peaaegu kõiki vist rõivelemente välja arvatud aluspäriselt, et seal olid püksid, särgid, vestid, pintsakud, et kõik oli olemas. Ma tahtsin just öelda, et kuna meil anti tegelikult isegi valida, et kas me soovime või ei soovi, aga kui me kavandeid nägime, siis tekkis küll isu, et kogu see komplekt võiks olemas olla. Ja siis meil oli soov nagu tuua sisse vormiriietesse sellist nooruslikkust, tähendab teksamaterjali, siis väga palju nagu kombineeritud mitmest, nagu praegu moes on, et ütleme 2-3 vanast asjast, siis tehakse üks uus asi. Tegelikult on kõik uus materjal, need ei ole mitte vanad vormid lõigatud uueks, aga see on nagu disaineri jaoks suur nagu väljakutse, et ütleme, et näete, mitu erinevat materjali on ühes, ütleme, meeste vestis ainult, et see peaks väga selliseid nagu nagu paigatud tükikesed ja kõik see nagu natuke sellist retrohõngu, et see on praegu nagu moes selline tippsõna. Siis kindlasti, ütleme, kui praktilisuse peale mõelda, siis näiteks naistel on talveks selline soe vest ja sellised veel nagu kirjuta käisid, ma võin need enda peal demonstreerida väga edukalt ka, et mida saab siis nagu siis kanda pluusi peal, millega saab siis nagu varuka pikkust reguleerida, et kas pluus ei määrduks või midagi ja saab siis kas kujundada omal puhvaruka või mida iganes. Et kui tavaliselt on sellised kontoririided või üldse vormirõivad on tõesti nii, nagu sa ütlesid, et neid ei taheta eriti kanda. Et missugune on siis selline vormirõivas, et mida peaks tahtma kanda? Ja, ta peaks olema noortepärane, kuigi ütleme personal, mis tegi selle ülesande nagu väga raskeks, et seal on väga erinevas nagu vanuse kategoorias inimesi. Ja figuurid ei ole nii erinevad, et nad küllaltki isegi mulle tundus nagu, et seal on nagu vaadatud isegi suurusnumbrid kaadri valikul, aga tegelikult see välis nii ei ole, et seal ikka oli ka, aga üldiselt nad mahuvad kanga laiusest kõik ilusasti ära, et topeltkanga kulu ei ole selles mõttes, et kõik nagu sujus suurepäraselt, et eelarve lõhki ei läinud. Et see töö mõjub neile vormile küll hästi, mida nad teevad. Et ma arvan küll. Ja niimoodi võtame siit. Näiteks, et kui on näiteks suvi, on kleidid, siis näiteks need, ütleme, tennisekleidid on sellises värvikombinatsioonis, näiteks, ütleme, oletame niimoodi. Ja teine värvikombinatsioon on šampanja mustaga ja mina, väga tahaks, et näiteks kui on tööl korra 2 naisterahvast, et nad oleks erinevates kleidides, et luua selline värvide virvarr, et nad ei oleks nagu inkubaatorist, aga nad oleksid nagu ühes lõikes ja tähendab, nad nagu omavahel sulaksid ühte. Vormirõivale see uue tähendus, et kõik ei pea olema täpselt nagu pagunitega ühtemoodi. Just nimelt, et nad oleksid erinevad, aga samas nagu ära tuntavad, sest siia tuleb nüüd ka see Tele2 nagu logo. Ütleme nii, et ma näitan siin nagu piltlikult, ütleme, see on mingid värvid nagu praegu välja toodud, aga see värvide kombinatsioon veel täpsustub. Just. Muuseas, ma sain aru, et sa olid päris palju ka enda aega pühendanud just nimelt sellele tehnilisele ettevalmistusele, et vist olid terve Eesti läbi sõitnud. Ja, tähendab 2 põhjust. Esiteks see, et ma pole kaua Eestimaal käinud ringi ja see oli üks põhjus. Teine põhjus oli see, et ma tahtsin neid inimesi näha lihtsalt, kes töötavad selles asutuses, kuna mul ei ole varem nagu Tele2-ga mingit kokkupuudet nagu olnud, et see oli üsna põgus ja kiire ja nii äkiline kõik ja siis ma seletasin oma, ütleme, teooriaid ja oma metoodikat, et mismoodi see käib ja kõik need inimesed, töötajad, said üle vaadatud, üle mõõdetud ja ära kontrollitud ja andmebaas loodud. Nii et ja näost näkku enamus 99% ma nägin ka ära, kes töötab väga tulet inimesed, midagi üle öelda. Nii valmisid Arne Niidu käe all Tele2 teenindajate uued ja trendikad vormirõivad, mida nüüdsest on võimalik igaühel Tele2 poodides juba oma silmaga näha. Sellega lõpevad ka meie külaskäigud Tele2 telgitagustesse. Aitäh, et tulite meiega kaasa ja vaatasite kõiki Tele2 uuendusi. Kohtumiseni Tele2-s.